siis me alustaksime sellega, et kuidas me ise selleni jõudsime. Me tegime Sakadega tantsukavasid. Ja siis me nägime, et on selline spordiala ja et miks mitte, me paneme kokku siis kava või koreograafia ja proovime võistelda kuskil välismaal. Ja me kindlasti oleme väga edukad, sellepärast et me oleme nii fannid ja oskame hästi kiiresti sahmida nende Sakadega. Ja oskame üldse kiiresti liigutada ennast igale poole. Siis me tegime kõik kava ja panime sinna igasugust põnevaid asju, kus keegi läks õhuli veerkesse, pani jalad üle peast, meil oli luminväedeile. Näitasime kõiki oskusid, mis meie seas oli, et kes oskas, kes paljus niimoodi ennast teoks ära, siis näitasin seda ja kes sai seda jalga siia tõmmata, et siit pool, näitasin seda ja näitasin päid ja. Mis sa arvad, kus koha me saime? Käisime Soomes veel, me ei määtas siin. Ei saanud. Viimase koha, sest see ei ole päris, see ei olnud freestyle pop, mis me tegime. Et sahmimine, kiiresti liigutamine ei ole freestyle pop. Ainult paidumisse või elementide näitamine on freestyle pop. No ja siis kuna me saime viimase koha, siis me mõtlesime, et me lähme Euroopa kätele ka. Ja siis aga siis me olime targemad kava koostusel. Saime esimehimendisse tagasi, et kava koostusel oli päris palju vigu. Siis me tegime kavalava ja ostsime koreograafia sisse soomlastelt. Kava oligi täiesti teistsugune. Oligi väga äge ja oligi päris pomm, mitte lihtsalt sahmimine sahkadega. Aga ikka jäime viimaseks. Ja viimaseks jäime pärast, et me saime trahvipunktid, et me ei teinud 16. Ja too aeg, kui me seda veel... Ma arvan, me tegime rekordi. Ma ei tea kedagi, kes oleks saanud tiitlivõistlustel -125. Ja me saime -125. Meil oli vist 13, 16. Oli 12, ma ei mäleta. Igatahes, oli vist, ma ei mäleta. Igatahes meil oli neid inimesi puudu. Me otsisime inimesi tegelikult juurde küll, aga keegi ei tahtnud tulla millegi pärast EM-ile lihtsalt pommi tegema. Et siis me läksimegi lihtsalt. Kui me olime harjutanud ka kavaliga sisse osta, et meil kõik oli olemas, siis me läksime ikkagi. Ja kui me vaatasime pärast võistlust, saime selle hindamislehe tagasi, kõik need punktid tagasi, särgid. Ja me võtsime need trahvipunktid, ignoreerisime neid trahvipunkte. Siis meie tase oli ikkagi keskel. Ütleme 24 tiivi oli meil 12, kui ei oleks olnud neist trahvipunkte. Et see eksudes, et väga tubli, me saavutus selle SA EM-i kohta. Et freestyle pomm on niikuinii üks populaarsemaid. See on kõige rohkem võistlus. Vahet polegi seda tiimi või tabasid. Ja siis 3. aasta oli võistlus Peterburis ja siis me võtsime ambitsioonika plaani, et me läheme teeme hip-hopi ja siis me teeme pommi ka. Kui raske see saab olla? Ja me alustasime hip-hopiga, sest see oli meile võõram, alustasime sellega ja kuskil aprillikuus avastasime, et kuigi meil oli muusika ostetud kõik asjad, meil oli ideed, meie laul räägib, et me reisime üle maa ja siis me jõuame Peterburi, seal lõpus oli see muusika, see helesinine vagun oli seal ja siis lõpp oli see, et welcome to Estonia, üliäge lugu. Ja siis lõpuks meil ei jõudnud selleni, sellepärast, et meil oli hip-hopi kava poole peal, meil oli puhastamagi hakanud ja siis me nägime, et me tegelikult ei jõua sinna. Ja cancel see ja siis me läksime hoopis kahekesi, tegime duo. Siis panime kava kokku, et vähemalt sinna, et keegi pole nagu duoga käinud. Ja siis meil ei olnudki treenerit, me treenisime peegli ees, meil oli kahekesi ja filmisime. Ja siis tegime alandusi, vaatasime aegklubis, kuidas läks. Ei olnud sügis. Ei olnud sügis jah ja päris paljud ka vigu tuli, kes see sabin tuli sisse, kui sa pead sinna lavale minema. Hip-hopiga läks väga hästi, kui seda kava tegelikult vaatasin paar päeva tagasi, et kõik need visuaalid ja asjad toimusid. Sellega me saime 5. koha, saime siit finaali.
me võtsime oma nüüd Facebooki kontod ette, käisime niimoodi läbi, et kes on see, kes on hästi karm ja näeb hästi vigu. Lihtsalt otsisime ja leidsime lõpuks mõlemad ühe inimese. Täna see inimene on Võimlemisliidu rühmvõimlemise toimkonna esinaine. Ta ütles, et tead, mul ei ole aega, aga ma tean kedagi, kes sobib. Ja siis me leidsime Lisanna, kes siis treenis meil. Me ütlesime nii, palun lihtsalt puhasta kõik asjad, kui kuskil midagi teeme, stopp, et lihtsalt uuesti. Kui ilma treenerita treenid, siis harjutab tegelikult vigu kogu aeg sisse. Sest sa saad alles peale treeni, kui sa hakkad analüüsima enda videoid, siis sa saad, jälle tegin valesti, siis see kogu aeg jääb sisse. No seal läks natuke paremini, finaali vist ei saanud. Läksime, oli siis MM-i online võistlus, kuna oli korona. Oli ikkagi palju võistlejaid ja siis see oli väga suur sabin, kuidas seda kõike filmima pidi, mis nurga, siis olime 2,5 meetri kõrgused filmitud. Ja siis oli võimalus filmida ainult 3 katset ja saab valida nagu parimad. Ja siis esimene katse, Helimari läks libastus või midagi juhtus. Ja meil oli päike paistis saali sisse ja tegi pöördeid ja pidi nii-troppi alla tegema ja päike paistis silma auku, nii et mul punkt kadus ära, ma olin lihtsalt nagu lostuma väga. Siis ma lendasin seal vales suunas ja ühesõnaga läks pekki. Siis me tegime väikse pausi, võtsime ennast uuesti kokku, siis tegime teise katse. No see oli juba parem, siis mõtlesin, et ai, 3. katse tegelikult me oskame veel paremini. Ja siis 3. katse mina tegin hüppe, meil oli 2 harkhüpet, kus ma hüppasin, maadsin siia jala peale ja siis ma ei saanud enam hüpata, siis ma olin nagu läinud, aga ikkagi tegime lõpuni, ma nägin, kuidas siis Anna oli nagu istus, siis ta oli nagu ja me saatsime selle, mis meil oli nagu kõige parem. Jah, sest seal katseid ei olnud, mis oli nüüd valida lihtsalt nendest. See oli mingi programm, ei lubanudki rohkem teha, see. Siis saatsime 11. kogu. Siis ma mõtlesin, me tahaks ikka Disneylandis ära käia, see on veel tegemata, et noh, juba soe sees, et davai, teeme ühe kava veel. Siis läksime MM-ile ja ma ei tea, seal ei olnud ka nagu päris head katsed ikkagi, et seal nagu see 2 võistlusplatsi erinevates majades, siin oli niipidi, teises oli natuke nibedam, siis on palavam, et noh, me ei olnud harjunud valguse käes, need asjad paistavad sulle silma nagu tegema, nii et kõik on tühi ja must midagi. No seal läks nihu, noh. Ei olnud ikka nii hea katse, kui meil oli trennis, trennivideod palju parem kui jah, see trennis peab ikkagi 120 prossu kindlalt pingutama, et siis on see 100 prossu seal platsil. Kui sa trennis pingutad 100 prossu, siis sul platsil on 80 käib. Jah, kahjuks on. Nii, ja siis meil oli, et me saime finaali, siis mõtlesime, me ei tohi 9. kohad nagu tahapoole kukkuda, sest ma tean, et EOK annab rahastust spordialaliidule ja et noh, mida kõrgemal oled nagu seda rohkem punkte sa kogud võrreldes teiste spordialad, mis on Helmer, me ei tohi viis, ma loodan. Ja siis ega see lõpus treener läkski übriku järgi ja siis ta tuleb trepist üles, ma vaatame tema nägu. Ja ma mõtlesin, issand, langesimegi taha, ta on nagu saakaval. Ja siis ta teeb lahti, et ta olite 5. See on mingi viga, nagu reaalselt, see ei ole võimalik lihtsalt. Omast arust leiksis nii palju, aga näed, õhtunikele meeldis, nüüd kõik midagi me tegime õigesti ja rohkem me ei olegi võistelnud. Et siis me võtsime Jana ja võtsime Anna-Liisa ja hakkasime nagu neid treenima. Neil läks ka väga hästi. Nii, see on meie lugu ja kuna me alustasime nagu pusimist nii algusest, me ei teadnud nagu, kuidas seda kavast kokku panna ja me oleme siin 100 korda olnud viimased, siis ma loodan, et me saame anda teile juhiseid, et kui te õpetate seda stiili, siis teil on kelle poole pöörduda ja kuidas tead, kust alustada ja mida jälgida. Kuna see hindamisleht on nii keeruline aru saada, et mida ma pean tegema, kuna seal pole öeldud, et tee 10 pööret ja tee 10, ma ei tea, hüpet, siis me läheks selle tunniga mööda seda hindamislehte, et paralleelselt õpiks, jah? Jah, et mis hindamislehes on ja kuidas siis kava üles ehitada. Ja siis me teeme praktiliselt ka mõned osad läbi ja siis alles tunni lõpus räägime sellest, et milline võiks olla siis see spetsiifiline soendus ja tunni lõpetav osa, et kui keegi valib selle eksami tunniks, et siis sul oleks mingi juhendmaterjal. Lisa.freestyle.com. See nüüd on otse tõlge sellest reeglite raamatust. See kasvas välja ikkagi sealt drill-tantsust, kui me tegime high-kicki, ja see tuli ka paralleelselt seal 1940 aastatel, et sellepärast ongi hästi terav, tugev ja seda hinnatakse tantsutehnikale. Ja kava oluliseks omaduseks on sünkroon ja visuaalsed efektid koos korrektse pommitehnika ja asenditega.
see on see asi, mille vastu me eksisime. Meil oli väga omast arust hea sünkroon ja visuaalsed efektid, kõik läksid alla, üks hüppas, aga meil oli null pommi, lihtsalt nagu sahtasime nende kätega hästi kiiresti. Et tegelikult peab nagu hoidma neid asendeid ja sul on nagu konkreetne tehnika seal taga. Liigutused on teravad, puhtad ja täpsed. Et siis siin on nii käteliigutused kui ka üldse sinu liigutused, ega hüpped ja pöörded, kõik on terav. Sest et kui see on kõik ujuv, siis see ei ole visuaalselt efektne, sul peab olema põnev, ja tiim peab olema sünkroonis ja toimib kui üks. See on üks tähtsamaid asju, mida oodatakse meilt. See on tiimi ala ja kõik peavad olema ühesugused. Sul võivad olla mingid üksikud tüdrukud, kes on solistid, aga siis on visuaali või mingi efekti osad. Seda eraldi ei hinnata, et sellest punkte juurde ei saa. Nii, visuaalselt efektse kava jaoks näidatakse erinevaid tasandeid, grupitööd, jooniste vahetusi. Ja kohustuslik on kasutatud pompomme kava vältel. MM-il ka kunagi aastal, ma ei tea, 2006 oli selliseid kavasid, kus olid, ma ei tea, kas nad olid iluvõimle või mis, panid pommid sinna mati äärde, siis nad tegid midagi ja siis nad keset kava võtsid need pommid ja tegid lõpuni. See ei ole see. Sa pead kogu aeg kasutama, sa võid need korraks maha panna, teha hundiratta või midagi või tõsta, et sa teed seda ohutult, sest muidu sa saad maha arvamisi, kui sa teed midagi, mida ei ole lubatud teha. Ja üldiselt nad on käes või siis sa võid ka teha mingi viskekese, kasutad seda kui vahendit. Ja ta on kõige enam traditsioonilist cheerleadingu teemat edastav tantsuline ala ja sisaldab džäss, hip-hop, high-kick alade tehnikaid ja elemente, aga pomp-stiilis. Et kui sul ongi mingi shakeimine, siis saad seda teha nagu tugevalt. High-kicki ka, et sa võid panna kuskile mingi jalalöögi. Võib-olla isegi neid rivisid ma ei kasutaks. See on pigem teine stiil, et minnakse rivi peale, tehakse jalalöögi, aga võib. See ei anna otseselt midagi juurde, et siis me hindame ainult seda jalalöögi tehnikat. Aga üksik jalalöög, mingisugune kikk, et seda on muidugi võib. Tahate küsida midagi selle kohta? Näitame seda videot, see on üks täna Minnesota on, kas ta on maailmameister 2025 või otsus? Džässis ka või? Teine koht või? USA oli teine džässis. See on niisugune promovideo, võib-olla osad teist on näinud, see on nii lahe, et on teinud sellise võistlustest ja trennis niisuguse video. Te näete, kui palju seda tugevust on, mis nad asendid on, kuidas nad neid jooniseid vahetavad, millised elemente teevad, kuidas nad hajutavad neid elemente kavas. See on niisugune... See on ka erinevad stiile minu meelest toodud sisse. Lihtsalt pommikud täna tehtud. Vaatame, kui kõvasti tuleb, ma kõigepealt stopin. See on siia jälle nüüd. Ma vaatan seda. See täna või pole küll. Kas ta leiab nüüd üles? Nüüd sa peaksid leidma. Alles leidma, muide sõbrad, vabandust. See 700. Bluetooth connected. Nii, järgmise moodi ma tean, et siin on see. Tuunime.
sellest sa saad 3 punkti. teine on grupitöö, et kuidas see tiim koos toimub, sellest sa saad 30 punkti. nii, edasi. siin koreograafias hinnatakse nüüd ainult treenerite koreograafia, sellest saab 30 punkti. ja lõpus on üleüldine mõjusus, see on 10 punkti. ja me lähme vaatame hiljem neid ka eraldi. ja selle järgi me näeme siis täna tunnis. ja duodele on eraldi leht, et me ei hakka nagu neid detailisid välja tooma, aga mis on erinev, on see jälle. erinevus on siis selles nii-öelda tiimitöös, et seal ei ole selliseid joondumisi, kui sa kahekesti teed, eks ole, ja transition'id. et siin on niimoodi, et hinnatakse rohkem individuaalset tehnikat, sa saad sellest 40 ja siit grupitööst on ära võetud 2 asja, nagu nad ei saa väga joonduda omavahel, kogu aeg käivad üksteise ümber, mis ta seal joondumist vaab. ja siis on tehtudki niimoodi, et see tehnika osas on eraldi liikumise sooritus ja liikumise kvaliteet, et see on jagatud 2. ja siis koreograafias lisandub elementide raskus. kui muidu on nagu liikumise keerukus, siis neil on jällegi liikumise keerukus pluss elemendid, hüpped, pöörded, tasakaalud, seda hinnatakse eraldi. kui raskeid sa teed, kui palju pöördeid ja või kui järjest sa teed mingeid elemente. jah, sa teed pöörehüpe versus tiigrist pööre. sa teed ikkagi pööre, suunavahetus, see midagi veel otsa ja siis mingi akroelement ja siis lõpetad efektselt. seda on hästi raske teha. et sellepärast on tehtud eraldi. nii, see on see meie esimene kava. ei, EM-il. see on see tei, see, kus meid oli, nii palju meid oligi 16 asemel. Soomes ei olnud see Soomes. see ongi EM. EM-i oma on ise. ja mida siis tehnika soorituse all hinnatakse, et siin kategoorias on see esimene plokk. siin ei hinnata üldse nagu seda raskust, mis sa teed, kuidas see nagu koreograafiliselt välja näeb, aga siin on see iga inimese individuaalne tehnika. ja esimene plokk ongi stiilipuhtus siis. stiilipuhtus ja puhtalt need käed, jalgade liikumine ka, puhtalt käed ja palm motion'id ja need asendid. edasi tuleb liikumistehnika, see on ka tantsutehnika, et see, kuidas sa liigud ja kõik need tantsuliigutused siin tehtud on. sa sirutad põlvi ja varbaid ja kõik sihuke baastehnika. kui sa kõnnid kellegi teise poole või vahetad kohta, et kas sa nii-öelda loivad justkui või kõnnid nagu tänaval või siis sa kõnnid nagu teravate jalgadega. ja siis on elementide sooritus. me ei hinda siin, kui rasket elementi sa teed, kui hästi sa teed. näiteks kui sa valid endale nagu üksiku passee pöörde ja teed perfektselt ära, siis sa saad mega kõrged punktid. kui sa valid nagu kahekordse passee, natuke eksid, siis sa siin kaotad punkte, sünkroonis kaotad punkte, kus veel kaotad punkte, ühtsuses kaotad punkte, üldmõjusus kaotad punkte, võidad ka raskuses. sa pead väga hästi tundma oma sportlasi, et mida nemad suudavad. nii. stiilisoendus. mis soendus? sooritus. hinnatakse stiili tehnikat, see individuaalne stiili tehnika, mida see tähendab? on puhtad käed, motion'id, rannuasendid, käteasendite motion'ide vahetus, teravus, tugevus, täpsus ja liigutuste lõpetamine. see on see, mida kohtunikud vaatavad ja hindavad. olete näinud, mis asjad on motion'id? jah? kas kõik teavad, kuidas käivad motion'id? keegi ei tea? kõik teavad või? no teeme nii, et ütleme siis, tulge seina eest ära, teeme lihtsalt niisuguse harjutuse, kus me ütleme lihtsalt Monikaga näiteks 5 korda teeme mingi motion, me ütleme lihtsalt vaheldumisi ja siis te teete need motion'id ära. jah, teeme nii. Flat. käed on hästi vastas siia. Touchdown. ja siin on oluline, et trahv vaataks siis õigele poole, eks ole. Cheerio. Erli. Diagonaal. ah, juba. Tee.
kui meie tegime alguses ka, siis me olime nagu nii, siis me sirutame nii, me olime hästi mustad. Käsi hoiame siis ees, sellepärast et kui sa hoiad, pane käsi ette endale. Kui sa hoiad seda siin, siis sa saad pingutada siit rinnalihasest, õlalihasest, seljalihasest. Kui sa paned siia, siis sul läheb rinnalihast üle venitusse. Sa saad kasutada ainult seljalihast ja kui sa pead stoppima siin, sul on palju rohkem jõudu, et seda teha versus siin. Mul on palju raskem seda teha, sellepärast on käed alati ees, sa võidad jõusu. Lühem teepikkust, mul on vaja olla terav ja ma tahan olla teravam kui teine tiim, siis mul on vaja väga lühikesed teepikkused teha. Sest ma olen kiiremini kohal, ma saan näidata pilt, ma lähen siit, siia versus siit, ma ei tea, siia, mul on palju pikem teepikkus. Või siis siit veel ette tuua, see. Ja siit on luges. Versus see, vaata kui väike liigutus, see on hästi kompaktne, hästi terav. Ja sa näed oma pommasendit, sest kui sa ikkagi tantsid ja vaatad kogu aeg ikka publikus, siis sa tegelikult näed oma käsi. Kas sul julgelt paned see on kogu aeg kontrollida, kas sõrandad on õiges suunas. Sest kohtunikule pole mingit vahet, kas ma olen nii või ma olen nii. Tema vaatab, kas sa oled kõik ühesugused. See on nagu viis, kuidas me saame olla ühesugused. Randmeasendid. Randmed ei tohi olla muutunud, et sa võid proovida. Kui sa paned pimesi high V, kas sul tulevad õiged? Et seal on jah randmed. Enne kui me tegime neid harjutusi, siis oli ka tegelikult näha murtud randmeid näiteks. Et need ei tohiks olla üks pikk joon. Nii nagu sul käsi ripub siin, siis seesama ongi ilus, tõstad siia üles ja sul on see kenasti siin. Et keegi me normaalselt ei hoia kätt nii ega niimoodi siit randmest, eks ole, teeks murtud käsi. Kuidas see on pompomi kasutada? Pompom on iseenesest see pulk. Need on pulk, siin otsas on need pallikesed. Sul on need? Ehk siis kui ma teen nagu niimoodi, siis see pulk, ma eest vaatan, mul peaks olema nagu see väike toru. Ja sa saad aru, et keegi eksib, kui on niimoodi. Mingi diagonaal tekib, no siin on pildi peal näha. Ma loodan, et pildi vist ei ole siin, aga see on niisugune õppematerjal. Me Helimariga teevad väga palju valesti. Et sa peaks nägema väikest pallikest või sa näed kahte kriipsu, niipidi kriipsu. Kahte pallikest. Väga tihti juhtub see on see Liberty sammas. Et peaks olema nii. Väga väiksed detailid tundub mega lihtne. Tead, kui sa hakkad tegema ja jõudu paned juurde, no lähevad ikka nii sassi oma igale poole, et pärast teeme. Teeme. Et noh, kui sa nüüd istud niimoodi, eks ole, seal praegu käed lihtsalt lipuvad, siis pöial vaatab kogu aeg otse, nagu samas suunas, kus siin on. Ja nüüd pommkäed ongi nii, et nii kui sa tõstad lõuviisse, eks ole, vaatab samamoodi see pöial sinna nii-öelda samas suunas, kus siin on. Siit tees samamoodi, siis on high-viis samamoodi ja nüüd, kui sa tahad siit high-viist kokku panna, siis sa peaksid õlgu tõstma, et natukene näidata neid pöidjad, aga see on marvepanga. No see ei ole ilus asi. Ja siis seepärast keeratakse pöidjad taha ja nüüd tuleb see väike kaneelirullikene siia ette, et siis sul on endal mugav, õlad saavad all hoida ja sa saad kogu aeg kõiki neid lihaseid siin siis kasutada, eks ole, mis sul on. Teeme ette ka. Ette. See on buckets. See on buckets ja see on candlesticks. Need küünlapised, no teeme ongi küünlapised. Jah, et siin on nagu mõlemat pidi lubatud. Ja siis kui oled teesse, siis on automaatselt nii, mitte nii.
üks on punch, juhib rusikast. Ma näitan videot, siis me saame proovida seda. Seda ei ole nagu hästi näha, aga see mõte on see, et sa lähed ikkagi rusika sees, nagu sa tahaks boksikotti lüüa. Et sa mõtled nagu rusika sees. Kõiki asju ei saa teha rusika sees. Aga kui sul on valida, kas teha läbi küünarnuki või läbi rusika, siis sa pead treenerina mõtlema, kuna seda kasutad. Alla ma saan ka teha kas nii või siis nii. Ja kui tiim teeb erinevalt, siis ongi erinev, sa teevad korraga, aga midagi segab. Et siis kõik teevad ühtemoodi, siis on äge. Teine, juhib küünarnukk. Break on murdma, on ju? Siis sa murrad oma küünarnukist selgeks. Ja tihtipeale viga, mida sellega tehakse, on see, et sul on käed küll siin ja siis, kui te minnakse siit seesse, siis ei liigutata ainult küünarliigest, et muidu need küünarliiges on paigal, see õlavars on paigal ja siis liigesest sirutad käe ära ja siis on juba olemas. Vaid tihtipeale minnakse nii, et sul on kogus vist nagu siit kohast õlavliigesest liigutatakse taha seda. Ja, et osad teevad seda, et siis sein peab jälle vaatama. Ainult ette, ainult see küünarliigesest liigub. Mina nüüd tahaks ette, ma tõmban ennast nagu siit veel lohku, aga see oli see. Jah, murdmisega. Tahate küsida selle kohta midagi? Me kohe teeme ühte harjutust ka, mida saab kahte moodi teha. On, kas sa lähed high viisse läbi punchi või lähed high viisse läbi breaki. Et nagu mitte see, no seda võib ka teha, see on konkreetne break, kui sul on muusikas koht. Tõensi teha, tõen. Kui sul on lihtsalt kiiresti vaja minna, siis teed nii. Ja siis sa otsitigi nagu, et kuidas saaks veel teravamast, miks Jaapan on nii terav. Jaapan alati enne, kui nad tegid high-lead, enne kui nad läksid hüpetesse ja see oli selline ideaalne pildikoht ja kõik proovisid järgi teha, et nii, et noh, kuidas nad nii kiiresti teevad ja oligi see trikk, et nad viskasid õrna käe läbi kõver ja siis fikseerisid ära ja vaatad, palju teravam see on. Vaata, nad tegelikult käed ei pea nii aegselt liituma. Ja said olla siin hästi kaua versus see, et keegi tuli või siis et jah, siis avastati, et on võimalus kahte pihta. Slice. See tähendab liigutama. Käsi on sirgemine. Aga see on üsna raske. See on üks raskemaid, jah. Üks raske. Ma teeks seda siis, kui on mingi või nagu mingisugune koht, kus sa saad seda nagu näidata. Sa pead lihtsalt pärast seda harjutust ka, siis sa tunnete. Siit peab olema väga tugev. Siis ei ole varianti see, et ma hakkan kuidagi siit tagant ennast kuidagi vahetama. No see on nii raske. Versus see, et ma teen niimoodi ees. Praktiline harjutus tuleb nüüd. Nii. Teeme peegli poole. Jah, see on üks harjutus siis. See on kohe siin ära. Ole peegli poole. Nii et sa ennast ise näed. Pane käed asendisse clean. Clean tähendab meil alust. Kas kui keha liigub selgelt käed? Ja võite ka vaadata, et pöitleda või paneelirullikesed suured. Nii, esimene on punch. Kuidas me saame siit punchida high viisse? High viisse. Käed ette poole. Ja sa võid vaadata. Mina olen niimoodi. Keerab külg sinna poole, vaata peeglis, kas sul on käed ees poole. See on hästi, kui sa vaatad otsa ja liigutad sõrmi, kas sa näed, et sõrmekesi. Kui näed, siis see on kenasti kõik. Proovime tempoga teha. Valmis? 5, 6, 7, 8, 1. Vaadake, et tuleb siia. Valmis? 5, 6, 7, 8, 1. Valmis? 5, 6, 7, 8, 1. Kellegi küsimusi punchi kohta? Saite aru, mis see tähendab? Või on ta segane? See on väga sõidnud. Rusikas juhib jah. Nagu boksiks. Teine on break. Me läheme siit. Läbi küünarnuki, lõdvad, fikseerid. Valmis? 5, 6, 7, 8, 1. Pöidlad, vaatavad kõik peeglisse. Ma ikka kohe keeruline olen ja nõudel on, et
6, 7, 8, 1. tõusme päkale ka. 5, 6, 7, 8, 1. Veel 5, 6, 7, 8, 1. Nii, ja nüüd teeme sirgega. rusikad seal. Vaata, ma olen siin. Niimoodi. Ja nüüd viid siit ja fikseerid ära. ja siin on high V ja siis siit, et mõtled, et siit on see päris telk, 45 kraadi. siin on natukene sul laiemaks tahaks saada. jah. Valmis. 5, 6, 7, 8, 1. hullult raske on stoppida, nii palju jõudu tuleb siit. sa peadki nagu siit kõik ära pingutama ja siit ülaseid. Valmis. 5, 6, 7, 8, 1. Valmis. 5, 6, 7, 8, 1. ma ütleks, seda on lihtne teha siis, kui sa teed nii. et sa lähed nagu veel alla ka. jah, või siis nüüd lastud teha ette, et saad nagu stoppida panna. aga lihtsalt niimoodi seistes ja teha palju keeruline. sest kava sees on niikuinii väsinud. ja lisaks veel muid asju tehes, siis kulutad lisaenergiat. ma räägin seda sellepärast, et kui sa teed koreograafiat, sa ei jõua kõigepealt midagi, koreograafia valmis, siis sa hakkad õpetama ja siis sa jõuad treenisaali ja siis hakkavad vaatama seda, et seda on mugav teha. et ei ole õiget ega valet, et valeta vahel lihtsalt muusikas sul toimib üks asi paremini või sinu tiim teeb mingit asja paremini. küsi, mis on mugav, sest mugav on alati parem. isegi kui su peas see kõik tundus nii lahe, siis sa mõnikord pead nagu ikkagi selle laheda asja peas ära viskama, sellepärast et see ei toimi. jah. siis ongi, et sa puhastadki lõpuni neid asendeid ja viimisi, kuni kõigil on ühtemoodi. sest kui ei ole, siis on see müra alati sees, kui sul nagu et ei ole päris puhas, aga siis on, ma ei saa aru, milles viga on, tavaliselt see on see viga. kuidas siis jõuda tugevuse, kiiruse, teravuse ja täpsuseni? tugevus, jõutrenn. ja meil oli ka need jõud, see tugevus, see jõutrenn ei ole ainult pommkätele hea, vaid tegelikult kõikidele pööretele ja hüpetele ka. kus meil alguses, kui me käisime teginud, siis me olime pehmekesed oli kõvasti. ja väga pehme. ja siis kõik need pommkäed olid niisugused sabi, nagu lötalesid, vaata, miski on fikseeritud. rinna, selja, käelihased, ma ei tea, kätekõverdus on eriline harjutus, millega sa saad kõike, eriti kui sul on kiire. Teil oli eraldi tund ka, kus te õppisite jõud, on ju. et siis teha õige tehnika. kätekõverdused, võib teha seina ääres käteseisud, õla tõstmised, kõik, mis vähegi siia üla keha mõjutavad, et siis mõlemad eest ja tagant. et siis saab väga tugevad käed. sellepärast lapsed ei olegi nii teravad, sest lastel eos juba ei ole sihukest jõudu. meil täiskasvanutel on rohkem jõudu, sest meil on kui täiskasvanud tiim esineb, siis neil lihtsalt on seda jõudu. kiiruse saab läbi kiirustreeningu, kiirete liigutuste trenn ja seal üldaineid õpikus ka räägitakse sellest, et kiirus areneb ainult siis, kui sa teed 100%. kui sa näiteks treener palub teha mingit hästi kiiret jooksu või mingit hästi kiiresti kätega boksida, ja kui sa teed 70%, kui sa teed 80%, sa tegelikult ei arene kiiruse mõttes. et sa pead alati 100% tegema. nii kiiresti kui saad, aga väga lühikest aega. et siis hakkab kiirus arenema. kusjuures boksi trenn on väga kasulik. Jah. pommkätele. ja sulle meeldis või? me käisime, tegime eksperimendi Mike Fitnessis oli boksitrenn, et me pidime seal lööma otse, külg, all. ja siis neil oli erinevad setid, kuidas seda teha. ja üks set oli siuke, et sa lööd nii kiiresti kui saad. ja ma mäletan, et ma lihtsalt nagu ei jõudnudki kiiremini ja mingi hetk läks mul lausa süda pahaks, et see on nii suur pingutus keha jaoks. aga ikkagi sa arendad seda kiirust, kui sa pärast pommi teed, sul ma tean, kuidas tekib lihasmälu. jalgadele sama, vaata, et paigal kiire jooks või mingisugused tõkkeharjutused, et mõelge alati nagu kastist välja, mida teevad teised alad. et kuidas treenitakse sprinti, samamoodi meil peavad kiired jalad olema, aga nad ei hakka kunagi olema kiired, kui me seda eraldi ei tee. me ei saa tõusta ennast kiireks. täpsus, detailideni lipitud asendid, see on selge. ja käte liikumise tehnika kokkuleppimine. et just sinu tiimil võib olla oma stiil, on mingid asjad, mida sa alati tahad näha ühtemoodi. et sinu õpilased juba teavad. ja see võib olla üldsegi nii, et kava vältel sa ei pea näitama kõiki neid erinevaid. sa võib-olla
päris slice'i, mis on nagu raske. Võib-olla see sinu tiimile sobib. ja pöörest allolek aktiveerib kehalihused, annab kehakontrolli kiireks asendite muutuseks. hästi palju näeme seda ujumist, vaata, ujumine on see, et kui sa kõnnid, siis sa oled nagu siin, jah, kui sa oled nagu ikkagi kehast allsumal, sul palju tugevam kontroll võib teha, peab põlvest alla minema. ja siis, kui see ujumine jääb sellele, nii nagu Monika esimest korda käis, ja muusika läheb kiiremaks, siis hakkab liigutustel ja kavas tekkima niisugune diskovaib. Et osad hakkavad bounce'ima, siis on nagu, teevad justkui pommi, aga tegelikult see bounce on nii suur, et lihtsalt see pomm kaob ära ja mina ütleks, et see ei ole pomm, et see teeb diskot nagu. ja liigutused peavad olema lõpetatud, me peame nägema neid pildikohti, sa teed pilt, me ei taha näha seda. see on hästi, iga, ma vaatame nii, pilt. Nagu robotikas. ja liigutuse lõpetatus tähendab ka seda, et kui sa teed see, siis me ajame, eriti pärast pööret, tavaliselt ütleb see on must. tantsutehnika. liikumised on tugevad, intensiivsed ja kontrollitud, seda vaadatakse. kui tugev sina oled oma liigutustes. nüüd ei ole ainult promotion'id, vaid kogu sinu keha. ja siis, kui sul on see tugev, kontrollitud keha nii-öelda, siis sa saad kõiki suunavahetusi teha ka väga kärgelt. ja siia alla lähevad nüüd sirutatud põlved ja pöiad, varvad, on ju. et kõik see tantsutehnika, džässist, ballett, kõik see tuleb siia üle. kõrged päkad kõndimisel. no see on tegelikult, see on maitse asi. jah, kus kõndivad nii. et sa võid kõndida ma nii. mõtlen, et ägedam on nii. ägedam nii. ja see näeb teravam välja kui täiskasvanud, sest sul on näiteks väike üks pinnakene, mis peab minema, aga inimeste jalad on ka erineva suurusega, siis on see, kas, kuidas üldse inimene kõndib, kas kand või kandsäkk. et noh, et ta ei pane tervet jalga niimoodi korraga maha ilmselt. hea kehakontroll, tasakaalu tuleb kõikidest pööretest, mis siis, et sa pead neid elama. noh, ja kui kavaraskust annab see suunamuutused, keharaskuse kandmine, et see näitab, et sul on hea kehakontroll, kui sa suudad seda teha. lõpetatud liikumised siin ka ja siis pomm-stiilis liikumised, et on, no kui sa tahad hip-hopi stiilist mingi asja võtta, mingi shake'is, sa teed seda pomm-stiilis, aga noh, võib-olla taustal mängib hip-hopi muusikas, see on niisugune äge muusikakasutus. küsimus selle liikumise tehnika soorituse kohta. elementide sooritus, see on nagu minu arust kõige lihtsam aru saada, kui sa ikkagi teed mõnda elementi, pööre või hüppe, seda peab olema lihtsalt ideaalselt tehtud, nii nagu ta peaks olema. igasugused kõrvalkalded on peal. ja jäta meelde, et näita seda, mida oskan väga hästi. jah, see, et kõik teevad alates kombi või kõik teevad hardhüppeid, ei tähenda seda, et seda peab tegema. kui see sinu tiimis ei ole, neid ei ole ühesuguseid, neid ei tule kellelgi idekalt välja, et see ära panna. tee hoopis midagi muud, mis sinu tiimil tuleb hästi välja ja sa võidad sind. ja siin samamoodi detailidena lihvitud asendid pöördel, hüppel, et väga tihti me oskame teha mõnda pööret, aga me ei ole nagu mõelnud selle pöörde osade peale. kuhu me paneme käed alguses, kus me lõpetame, et ja hüppel ka, et kus sa neid käsi hoiad, kui ma teen siin või siin, et need oleks ka õiged promotion'id, et ei saa olla suvalised. kokku lepitud baastehnika, no see on, näeme seda paralleelne või siis väljaspool, osad lähevad pöördesse, et on väljaspoolsed, osad on paralleelsed ja need, kes eksivad, lähevad veel liibid. et seda tuleks kokku leppida. teravad ja kõrged hüpped, plahvatus, kiirust mängimine. jah, ja kui sa treenid kiirusplahvatust ja jõudu, eks ole, et siis ongi, et see hüpe tuleb sul kõrge, aga see on seal kõige kõrgemast punktist toimub see asend ja kirjut ära. selle kõik neid hardhüppes neid aeglaselt jalgu ei taha näha ja siis alla tulevad ja nagu. no see kalipsohüpe on hea näide, et džässist on see hüpe, aga siin peab olema sama hüpe, aga lihtsalt sa hoiad seda. see põhimõtteliselt peaks olema nii, et see kõik näevad, et sa tõukad sinna ülesse, siis sa hoiad seda asendit ja siis sa maandud. see, mis seal vahepeal toimub, seda ei ole ja seda ei tehta. teravad jalalöögid, kõige klassikalisem viga, teravad
üles tõusvad, palun. ja nii nagu me eelmine kord rääkisime, et ja löögil on 2 seda lööki. Üles, palun. Siis on äge. See on efekt versus see, et on üles. Siis lõpetatud elemendid, tõstesse paarist tõstmine lühikese ettevalmistusajaga. ja muidu on see, et minnakse kokku šahkadele. 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et seda ei tohiks näha alla. Me saime ka sama tagasisida, Heimari ootas. jaa. see on ikka üllatus, see ei ole üllatus, kui ma siit tulen. ootasin nii. Mis siis tegime? Läksime siit. siis mõtlesime, kuidas me muudame, et me ei saa ka päris viimasel sekundil nagu kinni võtta. siis me lõpuks tegime lihtsalt bomb motion'i ja siis ma lihtsalt siit võtsin pommi ja kohe läksime. jah. kas või teedki bomb motion'i ja ongi kõik kõigid samal ajal elavate seadustega. aga ei ole seda hoojookse näiteks väga ei lähe, mis ma vaatan sellest, kui inimene jookseb. kõik on valmis juba jah. ja siis üks tuleb seal.